ma vaatan, selle taguval on täis. Aga mul jääb see päästik natuke järgile. Miks ainult pähkel? Siin need sihkad ei püsi, vaata need võlguaugudest tulevad need sihkad välja. Siin selle võtta, otsa ka pähklita. Ei taha või? Nii, nüüd paneme maja täis. Söögimaja. Muutus mitte peagi ei ole. Muutus täna kindlasti on, kuna see silma silma. Kas nüüd sa valad sinna segu? Jaa, nüüd ma valan selle segu siia sisse, jah. Sealt puskab seda välja. Paar tükki alguses kukub, jah. Aga siin käib üks hiirekene ka. Siis see hiireke saab selle endale õnneks. Linnud ajavad maha neid seemneid ja siis nad siis saavad alumise korruse elanikud ka. Linnud pole kollusel. Linnud siia ei ela kollusel. Ma mõtlesin pigem neid, kes siin jala käivad. Hiired ja äkki mõned muud veel. Tipud ja kanad. Kõik, kes on saavad. Nii, ja nüüd siis vahetame need tühjad võlgud välja. Üks on siin ja siis üks on siin. Ja siis on 2 tükki seal issi selja taga. Ja, on. Kuidas neid üldse saab täis? Nüüd vahetame ükselt ära. Paneme sinna terve rasvavalli. Mis laas? Selle sama rohelise võrgu sees. Siia juures on ka rasvapalle. On ju? Lindule süüa. Ma nädal aega pole käinud, vaata kõik oli tühi. Nüüd tuleb tuua. Seal on üks rasvaämbri seal taga veel. Miks siis? Nad võtavad nii kaua seda rasvaämbri seest, kui siin ei ole. Aga natuke võib vahepeal ikka seemneid ka tulla. Mitmekülgne toitumine. Jah. Aga vahest pead ikka vaatama, kas seal ikka on toitu. Jaa. Peaks vaatama. Ma ikka aeg-ajalt käin vaatan, jah. Mis aeg? Niimoodi, mitte kogu aeg, aga niimoodi vahepeal käin ikka läbi. Ma iga päev ei käi, siis läheks see autoga sõitmine korra palju maksma. Niimoodi kord nädalas käin küll. Keegi lendas juba. Ahah, kuule. Seal. Ahah, kuidas rasva lihal olema? Jälle jägab. Näemgi. Nüüd on siis põllu ka. Seal. Me eelitasime nüüd sellele naga linnusigi. Just.
lased ju palju pähklit. jaa. Aga miks? Miks vä? Ju siis ma olin eelmises elus rasvatihane. Issi, sul ei ole eelmist elu olnud. Kus sa tead? Ma vist olin eelmises elus jänku. Mine sa tea. Seepärast mulle polgand nii väga maitsebki. Aalune. Issi oli lasvatihane vist eelmises elus ja mina olin vist jänku eelmises elus. Sellepärast mulle polgand nii väga maitseb. Jah. Huvitav, kes mina olin? Ma olin karu äkki, mulle maitseb magus. Mulle mesi maitseb tõusnud. Mulle ka. Ossa. Seda küll saavad linnud süüa. Ai, seda on üldse lihtne süüa. Jaa, peab hakkama, vaata ma hakkasin siis pihta, kui üks lumi käis juba. Novembrikuus käis juba paks lumi maas ära. Ma siis alustasin. Ja kui sa alustanud oled, sina pidid pooleni. Aga millal sa siis siia esimest korda tulid? Päris esimest korda kohe või? Jah. See oli vist 3 aastat tagasi. Siis ma 3 aastat tagasi alustasin sügisel siin võtmist. Sügisel? Jaa. Oleks pidanud alustama talvel? No ma ütleme jah, niimoodi sügis-talvel alustasin. Siis kui sügis hakkas talveks muutuma. Aga kuidas sa siis teadsid, et siin kohtus palju linde käib? Ma käisin siin ja vaatasin ja kuulasin, et kes nad lendavad ja kes siin lendavad. Algus oli mul seal tagapool. Kuidas sa seda paika alguses siis teadsid? Niimoodi kogemusega. Ma algus vaatasin silma järgi välja, et selline mõnus metsatukk on siin. Et siin on lage, nii paistab valgust, neil on siin soe istuda. Ja siin on siis hästi palju selliseid väikseid kuusekesi, kus nad saab peidus olla. Et neil meeldib peidus olla. Ja kui panna siia selle koha peale, siia lageda ja metsapiiri peale, et siis see peaks olema neile hästi meeldiv koht. Ja on ka, neid käib siin hästi palju. Neile kohe täitsa meeldib siin, jah. Aga mis siis, kui need meid näevad? Eks nad natuke võrrastavad alguses. Kui ma siin üksi käin, siis minust ei tee enam väljagi. Ei tee. Ei. Aga et praegu nad natukene võib-olla võrrastavad, aga kõhud on tühjad, nad tulevad kindlasti kiiresti ligi. Ongi meil üks rasvapall jäänud. Keegi teine sööb nende toitud ära. Siin on juhtus asja võistund. Mis siis juhtus? Siis ma olen teistmoodi teinud asjad. Vaata alguses meil rasvapallid siin küljes, vaata see on konksud all. Igas 4 nurgas meil rasvapallid sinna. Oli hea mugav panna. Aga siin metsnugis sai sealt kätte. Noh, tema ka süüa saab, aga siis on linnud jälle. Siis ma panin niimoodi keinikeste puude otsa. Siit nüüd peale lindude Kes sealt siis kätte sai need? Ja siit puu otsast või? Jah. Ja siit ei saa enam peale lindude keegi Aga kätte. kes sealt? Sealt sai metsnugis. On sihukene väike näriline. Hästi hea ronija on. Tema saab igalt poolt. Kuidas sa selle sinna said? Selle või? Lihtsalt paisi ja oksa otsa teevad. Aga kuidas sa otsa said selle? Ja see on võrguga heas, vaata siin võrgul on neid silmasid hästi palju ja siis ühe silmaga jääb ta pidama. Jah. Ma küsisin seda. Vaadata, kas sina seda teha. Mina igatahes tean. Sina teadsid, jah?
söögid pandud ja nüüd lähme käime see rasvaämbri juures ära. Lähme vaatame, palju seal alles on. Mina soovisingi käia. Jah, vaata, siit läheb väike rada isegi. Vaata siit, minema hakkasid. Vaata mööda rada. Siia ei panegi. See on ise valmis jätkub mulle, ta ise hoiab ennast. Selle rasva täis seest. Ja siis linnud käivad sealt seest rasva nokkimas. Kui siit tühjaks saab, siis nokkivad siit rasva. Et nad päris nälga siin ei jäägi. Et niimoodi nad ei jäta seda söögikohta maha. Sina sinna rasva siis paned? No, panni peal sulatan ära seakasva. Siis olen sulatatud rasvaga, panen ämbrisse ta siis lahkub ära. Läheb selliseks kõvaks. Ja siis saavad keerata ämbri teist pidi ja panna rippugu niimoodi. Nad saavad alt kätte. Aga kuidas sa sinna saad? Sul ju ei ole lebeni. Jaa, näe, mul on siin selline oks. Selle pika oksaga, sellega ma tõmban siit selle kase oksa alla niimoodi. Ja siis võtan kase oksast kinni. Ja niimoodi saan. Kuidas siis sina hoiad seda on? Ja siis ma hoian jah. Siin on 3 kätt vaja. Aga kuidagi saab 2 jääga ka. Väga raske on. Et see aasta käis Martin abis, siis oli hea panna seda. Üks hoiab raske ja teine paneb ämbri külge. See on hea koht. Siit ei saa keegi kätte peale linduda. Isegi mets nurisese kätte. Või olla ta leidnud seda? Tegelikult saab küll. Ma nüüd sealt ja siis läheb sinna, hüppab sinna. Jah, aga kas ta julgeb, vaat seda ma ei tea. Vaata, äkki ta ei julge, vaata kõrgel see on, äkki ta katab kukkuda. Kui ta teravaid küüniseid ei ole. Kes see on? Mustrahe. Siin elab mustrahe. See on looduskaitsel olev lind. Seda on hästi vähe. Üks elab siin. Ma arvan, talle 2 kesi elavad. Isana emal. Aga kus nad siin elavad? Ma täpselt ei tea, ma tahangi, kui ma aega saan üks kevad, ma otsin selle pesa üles. Et kus nad siin elavad täpselt. Aga selle peab hästi ettevaatlik olema, et need ära ei kõmmu. Kuskil seal. Seal metsaturgas on kuskil see pesa, nad seal lendavad alt. No ütle siis, kui sa neid näed. Jaa, seda ma võin teha. Lähme vaatame, kas linnuki siin ka tulda. Nüüd peab üle jää saama valku. Jaa, no mine vaata, siin rada on ees. Natuke on jälle rada näha. Kui me tagasi lähme, saab sama mure olema, et seal on ju jääskeid ja siis kuidas sealt ära saab. Jah, nüüd kõvad saab ka minna. Aga jaa, nii kõva, siin kannatavad veel. Kas võite küll tuleb minna? Jah, see kannatab küll. Kui meie siia istuda peale hakkame, siis on kõrgu. Jälle vastu. Jah, aga mina olen ka väga laas. Jah. Ma ei tea, võrreldes meiega oled sa ikka päris kerge. Emme ütleb küll, et
on väga laske. jah. Sülle võtmiseks. Sülle võtmiseks võib olla küll, jah. No lähme otsa siit välja. Jah, täna see lind on nii vähe. Mõnda nägime. Oleks võinud rohkem olla. Mina nägin juba 10 lindu. Üks väga tihane siin toimetab. Võiks jah rohkem olla. Või, aga mina nägin juba 10 lindu. Jah, no on keegi ju. Siis ma saan enda näidata teile, kuidas on teine viis, kuidas mina üle jää kõnnin. Jah. Ma näitan teist trikki, millega saab üle jää. No näita. Näitan, kui te olete nõus vaatama. Oleme nõus. Ja ilma mullegi tulgem nüüd minu järel. No mine seest tagasi tulema. Hei, te peate sealt minema, kas mina lähen? Nii, nüüd on. Ma võime siin sisse, ma ei hakka siit tulema. Ja me juba näeme, kuidas vett tuleb kõik. See on nii õhuk, et see meid enam ei kanna. Aga mine sina, jah, mine sina otse vaata, kuidas läheb. Eelmine nädalavahetus see jää veel kandis mind. Kandis. Kas eelmine kandis, kas see jää on? Siis ta juba oli, jah. Aga millal see jää nii? Vaagane kuu aega tagasi juba tekkis. Novembrikuus. No ega ta väga paks ei ole. Nad seal jää sees on auk, augu sees sealt sa vaatad, et paks jää on. Ahah. Maailma toredain tükk. Ja süle jää saada. Ja kõige ütlema teega saada. Rakkub jah. See oli naljakas. Noh, ilusti üle. Aga kuidas sa siis siit said edasi? Siis ma läksingi metsast. Metsast on puid. Aga kuidas sa sealt said? Ma läksin juba sealt langenud puu juurest, läksin sisse metsa. Aga kuidas sa siit edasi said? See niimoodi jalg jala ette kõndisin. Seal on ühes kohas liik, kus saab ilusti puude vahelt läbi.